Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Jou, rallisõbrad ja jou, Roland. Ahoi, keda näha teisel pool lauta, täiesti võõras nägu, ma ütlen. Täiesti võõras nägu, aga saade, mida kuulate, ei ole võõras, on tuttav Kuues käik, rallipodcast ja saatejuhi rollis siis viimased 2 korda sellest aastast Gunnar Leheste ja Roland Poom, nagu juba mainitud. Vägev on see aasta olnud ja aina vägevamaks minu meelest vägevamalt see asi kulmineerub siin. Võt nüüd tahaks küsida, kas nutta või naerda selle peal, mis on Saudi Araabia rallil viimased 2-3 kiiruskatset juhtunud, kellel ei oleks rehvi läinud, küsiks selle peale, et statistika just on, et täna on 14 rehvi purunenud. Aga ma ütlen nagu täiesti 14 rehvi erineval autol või jah, erinevate sõitjate peale kokku siis päeva jooksul 14 rehvi vist peaks umbes, siin veel ralli kahtesi, ma ei kas need on seal ka statistikas või ei ole, ma täpselt ei tea. Aga võtan need sinimust-valged prillid korra eest ära, siis see on ikka üks kuradima vägev päev olnud ja üks asi on need rehvi purunemised. Kui need rehvi purunemised oleks ja me näeksime siin minutisi vahesi, olekski jõudus. Aga kuna kõikidega juhtub ja me lõpetame päeva ikkagi niimoodi, et 5,8 sekundi sees on 3 meest ja ma ei tea, ma lõpuks sain ka pulsi üles, et ma üldiselt nagu väga ei lähe käima rallit vaadates, aga võt täna küll läksin. Mul oli pulss, ma ütlen ausalt, juba kell 5.30, siis kui äratus käis, oli üleval, sest ma pole nii ammu teinud ralliblogi ja teades veel selle ralli kõiki iseärasusi, peensusi, mis juba eile natuke paissid, siis siuke tunne, et ma ei tea, kuhu see päev kadus. See läks silmapilkselt mööda minust. No, selles mõttes suht sama. Nagu Ismo ütles oma selles ühes stand-upis, et kui ta reisis Uus-Meremaale ja seal vaata vahemik oli selline, et ta startis, ma ei tea, 30 detsember ja maandus 1. jaanuar. Ta ütles, et kuhu 31. detsember kadus? Ma ei saanud seda elada. ja just täpselt. Aga ei, selle ralliga tõesti, et kui on mingid rallid, kus ajaliselt ei ole võimalik mingit katset vaadata, on ju pärast vaatad kommentaarid üle või käid blogi kähku üle ja järgmist vaatad ei ole hullu, siis selle ralli puhul on küll nii, et ma ei võta ühtegi tulemust lahti, vaid ma lähen, kui jõuan tagasi teleka ette, siis ma vaatan need katsed järgi ja siis jõuan tagasi laivi omadega. Et ei saanud kuidagi ühest kilomeetrist loobuda seda teleka ees, et pidin vaatama kõik kilomeetrid ära, isegi kui vahepeal oli vaja kodust ära käia ja siis hiljem tagasi teleka ette tulla. Aga kuidas see pereelu settimine käis siis? Ei huvita. see on teisejärguline. Seda küsime naise käest pärast, et kas sobis või ei sobinud. Meil on veel 3 katset kannatada seda õudust, aga nüüd kui reaalselt nagu hinnata, et meil on 9 aastat veel kannatada seda suurepärast imelist grande finaalet, nagu Ott Tänak ütles. Et mis teeme sellega? Vot ma ei oska selles mõttes öelda, et ma mõistan seda sõitja vaates seda frustratsiooni veidi. Aga samas, milline kulminatsioon on see, kui me näeme nii tiheda punkt, nagu reaalselt me loeme ühe kaupa punkte, on ju see, et kui me näeksime ikkagi selgelt ees otsas võib-olla, ma ei tea, 25 punkti, 18 või kuidas need nüüd tänapäeval jagunevad need punktid, on ju. Seal ei ole nagu suurt midagi teha, sa tead, et näed, siin lõpetab, siin võtab punktid, on ju. Aga kui nad seal taga otsas koos on, see on omamoodi huvitav jälgimine, räägin siis tiitli peale sõitjatest. Loomulikult, see on ikkagi alati, et tahaks ikkagi näha seda, et tiitlivõitja tuleb suure pauguga, lõpetab ka ralli võiduga ja nii edasi, on ju, see on ilus ja oleks ka vahva jälgimine. Aga ühe korra vähetav see aasta ma kiidan küll selle jaoks, võib-olla enam järgmine aasta ei kiidaks, aga lihtsalt see, kuidas kogu see hooaeg siiani on kulmineerunud nii tihe andmine punktitabelis ja jätkuvalt on see tihe ja lahtine, siis ma puhtalt fänni vaatest liiga palju ei kurda. Jaa, aga rääkides võib-olla kuidagi kronoloogiliselt hakata seda asja siin sättima, siis jätaks selle kronoloogia, kus kurat, ja räägiks meie vaatest võib-olla kõige tähtsamad asjad.
No kõige tähtsam ikkagi, oleme me eestlased või mitte, on tiitliheitlus ja tiitliheituses olevad mehed Sébastien Ogier ja Elvin Evans asuvad hetkel 6. ja 8. positsioonil ja kuskil kaugel tiitliheituses on veel alles ka ju Kalle Roompere, kui me ei saa välistada, sest laupäeval ju lukku ei panda, seda punktiseisu otsib ikkagi lõpuni tulema. Ja nüüd virtuaalne punktitabel 14. katse kaose järel on selline, et Sébastien Ogier juhib Elvin Evansis 1 punniga. No see on ju käsitlematult põnev lahendus tiitlivõistlusele. Ja Roompere jääb siis 3. esimesest mehest maha 19 punniga. Jah, selles mõttes Roompere on ikkagi puht teoreetiline, et see tähendaks ikkagi, et homme peaksid jalad taeva poole 2 autot sisuliselt viskama. Aga see virtuaalne punktitabel, Oota, aga isegi vägem. Siis peaks olema Roompere ju kuskil vähemalt poodiumi kohal, eks? Jah, oota, mis sa ütlesid, 19 punkti on ju? Et see tähendaks ikkagi tegelikult pühapäeva sisuliselt maksimumi on ju võtta. Tegelikult homme sa võid Power Stage'ilt 5 võtta, on ju, sa võid võtta pühapäeva eest 5 ja siis 9 jääb kuskilt veel korjata. Et sisuliselt 5. koha punktid otta kiire, mul on natuke sassi jäänud see uus tabel. No üldiselt on see ikkagi väga ebatõenäoline. No jah, ei täiesti matemaatiline. 2 mehest. Ja, seda küll. Ja need mehed stardivad homme, kui nüüd jääb nii nagu on minu mälu järgi ja minu arvutuste järgi 1, 2, 3, 4, 5. kohalt Evans ja 7. kohalt Ogier. Ja. Pole ka kõige hullem. Ei ole kõige hullem, aga kindlasti Ogier ka selle... väike eelis. Siin ikkagi selgelt iga autoga see puhastusefekt on suur, väga suur, et Ogier saab stardieelise, aga selle ralli puhul jällegi ma ütleks, et see stardieelis on võib-olla selline teisejärguline natukene, et siin on seda manageerimist natuke rohkem. Õnnefaktor on vähe suurem. Manageerimist kivide vahel ja seda õnne võiks ka ikka jaguda, et tõenäoliselt viimase katse finišini on kõik lahti veel. Tundub, et kõige kurjemad on need teed, need kivid, mis tulevad tee alt välja. Ja või kuskilt tee kõrvalt siis tee peale, sest nagu me nägime, et need kivid, mis on tee ääres, kuhu maandus Takamoto Katsuta, need on papist. Need ei ole päris. Jah, umbes võib nii öelda. No sellega on, vaata, kõik, ma arvan, et 90% sõitjatest või nendest reffidest, mis purunenud on, siis sõitjad ei tea, kus nad on läinud. Aga vaatame neid katseid, siis on mõni üksik katselt selline liivane põhimõtteliselt on, et sisuliselt on need katsed sellised, et nagu iga meetri peale on see kivi, kus ta võib kätki minna, et see pinnas ongi lihtsalt selline, et need hood on ikkagi üpriski raju, tegelikult on ikkagi üpriski kiire, ma eeldasin, et kohati on aeglasem see ralli, et seda katse iseloomu just vaadates, et selle tempoga seal kivide vahel tulistada on ikkagi reffidel väga-väga raske ja ma ikkagi tahaks veel öelda seda, et ma arvan, et olgu siin all Pirelli või Michelin, siis me räägiks ikka suurtest numbritest, mis kätki läheks. Suurtest reffidest. Just. Aga tulles nii-öelda tähtsusjärjekorras meie jaoks teise küsimuse juurde, et mismoodi lõpetab selle rallisõitja karjääri Ott Tänak, või mismoodi ta pausile läheb, siis tegelikult väga ilus oli ühe hetkeni. 10. katse võit, Martin Seskjes 0,1-ga, 11. katse võit, Seskjes 1,8-ga, 12. katse võit 1,9-ga ja siis esimene ref. Ja siis teine ref. Jah, et just kui ju jagaski juba poodiumi kohta Bajariga ja kaotus liidrile 6,3 sekundit, siis 12. kiiruskatse järgi. Mis tegelikult juba tundus, et vaadates, kes seal ees on ja teades, et Ott on ainukene selline kogemusega mees ikkagi, maailmameister, siis ta võtma läheb seda. Aga näed, ikkagi selle ralli vastu ei saa ja nende kivide vastu kuidagi ei saa, mis neid reffe lõikavad. Tead, ma arvan, et järgmisest aastast peaks Saudisse tooma ühe punktitabeli juurde ja see punktitabel on moodustub aegadest, kes kui kiiresti reffi vahetab. No, siis oleks sest me nägime seal samal 13. katsel, et Ott vahetas minut ja 28 sekundiga ja Sami Bajari oma kaardilugeja Marko Salmineniga said sellega hakkama minuti ja 51 sekundiga.
Ja ma arvan, et see minut 28 tegelikult, kui me võiksime üldse siin ajalooliselt, keegi raudselt on mingisugust statistikat ka pidanud võib-olla oma lõpuks kodus, et ma arvan, et võib-olla isegi võib-olla eestlastest on, siis andke teada meile, kui kiiresti rehve vahetatakse. Ma arvan, et see on nagu Red Bulli 1,8. Et see on kindlasti üks kiiremaid, aga ma tean, et kui ma õigesti mäletan, siis kuskil rallil Sebastian Loeb tegi sisuliselt minutiga või umbes täpselt sinna kanti, mis oli nagu eriti raju ja ma arvan, et see on võib-olla üks läbi aegade kõige kiirem vahetus. Aga see 1.28 kindlasti on ka seal tipus. Et tasub harjutada. Tasub loomulikult, et pool minutit, Urmo Aava, Janno Siitan. Jah. Aga siis minnes nüüd, mis see tähtsuselt kolmas asi võiks olla, on see, et me elame ju kaasa Läti mehele, Martin Seskile ja tegelikult Martinsil ei ole hullu midagi. Kuigi ta viimasel katsel loivas ka üle finiši niimoodi, et ei olnud seal refi poegagi. Kaotus siis 54,1 sekundit katsele, liidrile, katsevõitjale, Rovanperale. Jah, aga endiselt jääd liidrist maha 2,4. Jah, Fourmont muidugi tegi selle kingituse talle, et lõhkus esimese refi ja oluliselt keerulisem on see olukord, kui esimene ref lõhutakse, et siis on auto sisuliselt ikkagi ühele poole juhitamatu. Tagumisega on üldiselt nagu lihtne lugu, et sõidetav ja ühele poole lihtsalt siis kõvasti lohiseb, on ju. Mida ma panin tähele muidugi on see, et kõik sõitjad sisuliselt, kellel on tagumine ref läinud, on suutnud seda manageerida niimoodi, et see ref on ikkagi peale jäänud väljale lõpuks. No Martinsi puhul tõenäoliselt see ikkagi natuke selline kollanokk noor poiss mõtles, et vihaga siis tuleb selle katse lõpuni ikkagi ja see ref ikkagi sealt minema lendas üpreski kiiresti. Et tegelikult oleks, ma arvan, tal ka võinud olla võimalus natuke targemini seda katset sõita, liiga palju mitte seda tagaotsa lohistada seal, kui see refi alert tuli, et hakkab tühjaks minema, et ta oleks saanud ikkagi võib-olla siin sõita selle katse lõpuni kiiremini, circa, ma ei tea, 15-20 sekundit, kui ta oleks suutnud seda refi seal välja peal hoida, aga ei pane üldse pahaks, ei oskaks ka ise seda teha. Kas see, millisel hetkel me hakkame vahetama ja millisel hetkel me ei hakka vahetama, kas see lepitakse kokku kuidagi tiimiga või see on puhtalt sõita ja kaardilugeja enda otsus, vaadates, kus kohas nad mitmel kilomeetril asuvad? No üldiselt see võiks ikkagi olla niimoodi, et see on läbi mõeldud iga katse, et kuhu maani on nagu ajaliselt oleks pointi vahetada ja siis ka see, et kas on esimene või tagumine ref katki on ju. Ja mis hetkest seda enam ei ole mõtet edasi vahetada. Et selline mingisugune loogika peaks nagu olemas olema, aga tegelikult jääb ikkagi selline sõitja sisetunnetus, et kas siis katse iseloomust olenevalt või kui kõvasti see katkine ref hakkab autot näiteks lõhkuma ja nii edasi. Rumal küsimus, aga mis on esimese ja tagumise refi purunemise vahe? No kui esimene läheb katki, nagu ütlesin, et siis auto on juhitamatu sisuliselt ühele poole, et ja kui auto on juhitamatu, siis see tähendab seda, et sisuliselt kurvides ju võib juhtuda, et on vaja ala seisma jääda, sest lihtsalt keerad rooli välja paremale, näiteks on ju vasak esimene on katki, siis see auto lihtsalt ei keera. Tagumisega on lihtne, et auto saad keerama ja küll saad nurgalla kuidagi, saad lihtsalt ta lohiseb seal taga, see tagumine ots. Et vähemalt saab sõita, saab keerata, pöörata, aga lihtsalt ajakaotus hakkabki sellest tulema, et ühele poole siis tagaots lohiseb väga palju. Et ma arvan, et ajaliselt see võib olla suurusjärk pool vahet, et kui siin kaotas Sesks näiteks kaotas circa minuti tagumise refiga, et kui oleks esimene läinud samal hetkel, siis see kaotus oleks võinud täiesti vabalt olla ka 2 minutit. Teate, kui keegi nüüd küsib, kus on Kaspar Ruus, siis Kaspar Ruus just chatis mulle Teamsi ja tundub, et me võtame tal kohe laivis siin isegi väikse kõne. Väga hea, ma ootame äkki, tal on midagi põnevat, mida seal räägitakse. Vaevalt, tal ei ole kunagi midagi põnevat. Aga Kaspar Ruus oli muuses, kes jälgis, sai Rally TV-sse pilti ja Kaspar Ruus, tervist! Tervitus, on meid kuulda? Sind on kuulda, kas meid on kuulda? Jaa, teeme kiirelt, see võib iga hetk levi kaduda. Iga hetk võib levi kaduda. Kas sul on Otiga räägitud? Ei ole, Ott pole siingi veel. Siin on julmad liiklusummikud ja siin osad sõitjad hilinevad, Ott ka hilineb, et siin tehniliselt ollakse juba kontrollpunktiga hilinenud, aga tõenäoliselt siin need hilinemised nagu tühistatakse, siin kõik ongi liikluses kinni. Et siin mul fotograaf Taavi jõudis
sekund tagasi ralliparki ja ta ütles, ta ütles ka paarkümmend minutit hiljem, kui arvas, et siin on praegu on niisugust segadust omajagu, et eks näis, nad kindlasti lähevad, ma usun, siit otse läbi aga ilmselt nad tulevad sealt hoolduspargist ja tagasi. Et teoorias peaks saama rääkida, aga mis kell ja kuidas, eks seda paistab. No mis oli sinu jaoks tänase päeva highlight number 1? Ma ei tea, kas highlight, aga see viimased 2 katset, eriti see viimane katse, see oli nagu ajupapa. See oli julm, et ma ei tea. Ütleme, esimest aastat Hankook ja esimest aastat Saudi Araabia ei käi kokku. Et see on päris. Ja kusjuures kõige hullem, või mitte hullem, see on nagu isest tore, aga kogu selle tsirkuse peale on ikka esikolmik 6 sekundit, täiesti müstiline. Kuidas reaktsioon meediakeskuses oli sellele viimasele katsele? No, enam-vähem sarnane, mis ma räägin. Et see üsna raju. No kõnekas oli, siin Ožee oli üks esimesi, kes tuli, tema vist jõudis enne ka neid liiklushommikuid. Siis küsiti talt, et ütleme tiitleitluses ju sees või et kuidas nagu Olek Vaanist ütles, et umbes 24 tunni ja 1 minuti pärast saan ma lennuki peale, ma ootan seda. Ja siis öeldi, et aga see on põhimõtteliselt potentsiaalselt sa võid ju tiitlema võita, et siin ei saa võita, siin on lihtsalt küsimus, kes kellel lotopilet läheb. Et ma arvan, see võtab ka selle siin pärastlõuna kokku. Kuule, aga kaotasid täna ikkagi ju ka helikopteri süütuse. Räägi sellest meile. Jah, see oli päris kihvt oli, et siin see WRC promo pakkus siin ajakirjanikele. Ma saan aru, et nad on seda varem ka teinud, näiteks see aasta Keenias tehtud. Ja pull oligi see, et kõik nagu imestasid, kui kuulsid, et ma sõidan esimest korda. Et enam jäi mulje, et siin nagu peakski kohe kõik kohteriga panema. Aga ei, kihvt oli, äge oli. Kuna ma ei ole maailma suurim kõrgusinimene, siis ma arvasin, et võib-olla on algus veidi ebalev, aga tegelikult oli kohe nagu hästi pull oli ja need vaated ja see kõrb ja lõputu maastik ja samas ka seda linnavaadet. No muidugi F1 fännina F1 raja kõrvalt kopteriga startida ja maanduda on nagu täiesti surreaalne kogemus minu jaoks. Mitu fänni katsel kokku lugesid? See kurv, kus me olime, ei olnud ühtegi, aga me olime ka täiesti nii-öelda väga kaugel. Aga ei, ega siin ei ole väga fänne. Meil on siin pooleli ka üks väike pargivideo. Vaatame, kas me nüüd täna, kuidas me jõuame selle lõpuni. Aga ühesõnaga, ega siin väga fänne ei ole. Midagi on, aga mitte palju. Mis siis arvatakse, kumb homme maailmameistriks kroonitakse? See, kelle refi terveks jäävad rohkem. Siin ütleme, puht paberi peal tundub Ožee, sest et nagu ühe võrra parem stardi. Nii. Vaikus. Ja sinna ta läks. No nii, tehtud. Aitäh, Kaspar Ruus. No ei hullu. Aga Ožeeri see jutt on, nagu ma enne ka ütlesin, et nagu sõitjate perspektiivist vaadates täiesti arusaadav. Kes tahab sõita tiitli peale niimoodi, et sinu kontrolli all ei ole miski sisuliselt. See on kõige ebamugavam koht, kus tiitli peale sõita. Ilmselgelt tahaks seda sõita niimoodi, et sa reaalselt nii palju, kui suudad välja anda, nii palju ka... Ole mees ja vormista varem ära. Siis võiks terve hooaja sõita ja olekski vormistatud. Et eks ta nii on. No. See on nagu jalgpallis, et kui kohtunik võtab värava ära, aga miks see 3 ei löönud? Miks 1 piirdusid? Vot nüüd tegelikult võib-olla saabki olema huvitav, et eriti kui 27 aasta tuleb, siis ja teistel pole ka uusi autosid, Toyota autod on, et kuidas siis need Toyota mehed seal omavahel seda asja jagama hakkavad. Et 2 maailmameistrit on ka eest läinud, siis pole nagu liiga palju seda konkurentsi seal alles, et võib-olla hakataksegi vormistama, et siis me tulemegi Saudisse nagu lihtsalt lõbutsema. Asjad on vormistatud selleks ajaks. Minu jaoks on Saudi puhul veel üks asi kurb on ikkagi seesama, mis ma ka Kasparilt küsisin, et mitu fänni kokku lugesid siis. Ühe kurvi peal polnud ühtegi. Meil otsi kurvi, kus ei oleks ühte. Ja eile korra Igoga ka arutasime seda, et selles mõttes on nagu kahju, et see grande finaale on kohas, kuhu selline tulihingeline, olgem ausad, WRC on Euroopa sport, et kuhu ikkagi see suur fänn kohale ei jõua sisuliselt.
ja sellest on kahju, sellest on loomulikult kahju, et aga mida sa teed, noh? Mis sa teed? Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga 11. kohalt 4. Kõva poiss. Midagi rõõmustavad ka siia. Absoluutselt. Et kahju jah, aga noh, me ei tea tegelikult ju, me pole Ameerikasse veel läinud. Me ei tea, mis rahvas seal on. Ja. Noh, riik, kus elab ju palju inimesi. Palju, jah? Ma ei tea, kui palju. Miljon palju, jah. Et seal võiks ju ralli huvi natukene olla. Ja kindlasti seal õpetatakse rahvast rallit armastama, et küll see võtab mõne aasta aega võib-olla, aga potentsiaal on ju suur. Aga jah, ja mis on tegelikult veel kahju on see, et tegelikult on ju ilus maastik ja kihvtid teed kogu selles Saudis. Ja. Aga see, et nad oma inimõigustega nii kloaagis on, vabandust, väga, et ajakirjanikud surevad ja mida kõike veel on ju. Et see on mulle ka natukene ikkagi väga vastukarva. Eks ta on selline, kuidas öelda viisakalt, siis selline kolmas maailm kuskil. Ei, aga 9 aastat veel kannatamist ja siis pikendame jälle. Ei, jah, selles mõttes, et paratamatult sport on raha vaja, on ju. Ja mida sa teed? No mis sa ikka teed, no? Ja kahjuks see rahavõim on nii suur, et midagi teha ei ole. Aga ikkagi, jätkuvalt, ma ütlen, et sellel rallil on igal juhul koht kalendris, sest see on nagu tõeliselt raju ja äge. Ja kui me nüüd peakski kas või valima nagu Keenia ja selle vahel, Saudi vahel, siis kindlasti 2 käega Saudi poolt pigem. Et mulle tõesti meeldib täpselt see maastik, eile ka korra mainisin, et kui erinevad tüüpi katsed iseloomult võivad olla, pinnase mõttes olla, et seda sõitjate strateegia, kuidas autot seadistada, millise katse jaoks seda just seadistada, et kõik 3 katset ei ole sisuliselt võimalik sõita nagu ideaalse seadistusega, eilne päev oli väga hea näide selleks. Et see kõik teeb nagu selle ralli ülimalt põnevaks jälgida just fänni jaoks ja tegelikult ka see, et me näemegi nagu mingit täiesti teistsugust, selles mõttes ikkagi nagu värske tingamist praegu. Võib-olla see nagu, ma olen pimestunud natuke selles, et ma olen ikkagi nagu suur fänn selles osas, et noorte pealetulek osas just. Et võib-olla nende vanade meeste sellist võitu on nagu nähtud küll, on ju. Ja kui on ralli, kus suudavad sõita noored, mitu noort suudavad sõita sisuliselt võidu peale, siis see on lihtsalt kuidagi värskendav. Et võib-olla ma olen natuke pimestunud just sellest ka oma emotsioonis. Kuule, aga oli see nüüd 13. või 14. katse, aga kui sa noortest räägid, siis 54-aastane Nasser oli sõitmas noortega ühes tempos, kui tal endal, tal oli vist ka ref või jäi seisma, ei mäletagi. Jah, Nasser. Et esimesed paar splitti oli ikkagi nagu parem noortest. Ja. Ütleme nii, et kogemus pandi maksma. Et kui kellelgi üldse seal kogemust on, võiks olla, siis see on Nasser. Ja jälle, nagu ma mainisin ka, rääkisime eile sellest, et nagu ideaalne, et ta seal on. Tõenäoliselt üks mees, kes suudab jälle seda ala vähemalt seal regioonis populariseerida. Suurest mängukastist Dakarist tulla siia, siis küll ta need fännid toob ka üle. Et see on ikkagi need, kes on värskelt tulnud seda nii-öelda WRC mängu jälgima, on saanud ikka kõva show osaliseks, on ju, et meie eesmärk on ikkagi, ma arvan, peab alati olema see, et seda rahvast juurde tuua sporti, on ju, just fännide mõttes, et ma arvan, et seda ikkagi me oleme saanud see nädalavahetus küll. Meenuta mulle, mis mõõtu rattad ja rehvid on Dakari autodel? Niimoodi laiatad kohe. Kas need on siis nagu nii palju vastupidavamad? Ma ei kujuta ette, mis see diameeter sellel olla võib. Igal juhul. Igal juhul on ikkagi autod suured, kõrged. Ma arvan, et meile siin kõrval võime ratta panna siin nabani. Et ikkagi, jah. Äkki siis vaata Keeniasse minnakse ju palju kõrgema autoga kui muidu. See siin ei aitaks või? Ega autod ju on vastu pidanud. Asi ju selles osas ei ole probleemi nagu olnud ja ei ole ka olnud selles, et tee olud oleks ülimalt kehvad olnud. Lihtsalt see väga kivised on olnud. Ja rehvidele väga rasked, aga autode puhul autod on väga hästi kestnud. Üllatavalt hästi kestnud. Et kui me võtame mõne muu ralli, siis on neid tehnilistel probleemidel ära langeid ikka oluliselt rohkem. Et siin oli küll, tundus, et Hyundai võib-olla oli oma seadistusega veidi puusse pand, et väga pehme oli see ja nii Neville kui ka Ott said seal nii-öelda amordid põhja hüpatud ja mis siis vigastas vedrustust.
See oli eilne minu meelest päev, kui ma nüüd päevad sassis ei ole. Et selles osas võib öelda, et võib-olla see on selline esimese aasta teema, et keegi tegelikult väga hästi ei tea, millise seadistusega peale tulla ja lihtsalt õpitaksegi ralli jooksul ja tundus, et see esimene päev oli natukene mindud liiga pehme autoga äkki. Aga tundub, et see tänaseks oli see probleem sisuliselt lahendatud ja sellist asja rohkem ei näinud. Et see välja arvata siis, kas ei ole ju tehnilisi probleeme olnud? Ma praegu... võib-olla päevad... Natseril oli ju roolivõim. Jah, okei, jah. Ja vedrustus ei ole siin vastu pidanud inimestel. Villil ja... No just jah, see Hyundai'de teema. Aga ma ütleks, et sellise ralli kohta ikkagi vähe tehnilist probleemi. Et ongi see ref. Et ma ei tea, mis see hea lahendus on, ega head lahendust ei ole ja võib-olla on ikkagi Hankook, tundub, et on nagu selles spordis nagu suhteliselt sees ja nad on ikkagi ju üritanud ikkagi igaks ralliks midagi uut välja mõelda ja tulid vahepeal uue seguga välja. Võib-olla on jällegi see olukord, et me peame leppima sellega, et see ralli on meil järgmised 9 aastat ka, on ju. Hankook, kui ta soovib jätkata nagu ideaalse refi partnerina, siis peaks võib-olla lihtsalt tegemagi Saudi Araabia jaoks refid. Tugevama karkassiga, loobuma rohkem pidamisest, aga tugevama karkassiga refid. Mis tegelikult ju võiks olla ideaalne lahendus. Loobume sellest pidamisest veidi, aga vähemalt refid peavad vastu. Ma arvan, et WRC bossidel on täna umbes 10 vastamata kõnet sealt MRF-i vennalt. ja kui see India tüüp jälle tuleb meelde ja Rally Estonia oli väga härga täis, aga jälle lahe vaata, et võib-olla tuleb konkurentsi peale. Ja võib-olla tulevadki lahendustega, et me suudame tarnida teile rasketeks rallideks täpselt need refid, mida vaja on, mis kestaksid. Ja tegelikult ma arvan, et see võibki olla nagu nüüd tulevikku vaadates ainuõige lahendus, sest igal juhul see ralli on siin ja jääb siia, aga siis tuleb nagu leida see lahendus, et sõitjad ka selle olukorraga rahul oleks, et me ei taha järgmine aasta näha seda, et sõitjad tulevad, ütlevad, see Grande Finale jaoks on see õudus, et tegelikult peaks ikka kõik rahul olema, nii fännid kui sõitjad ja see on refi partneri teha praegu, ma arvan. Aga mis sa arvad, kas meil 27 jääb ikkagi üks refi partner või kui need tiime tuleb ju potentsiaalselt juurde, kas ei oleks mõistlik siis anda ka mingi valik? Mõistlik on see alati, aga kas see on ka äriliselt loogiline? No me Euroopa meistrisarjas näeme seda refitarni ja tiitli peale sõitu ka sisuliselt, sõitakse MRF-iga, Pirelliga, Micheliniga, Hankoogiga samamoodi vist. Et ma ei ole selles osas, varasemalt tundus küll võib-olla, et kuidagi keegi oli võib-olla liiga palju üle teistest ja tekkiski see refi eelis juba, ja ega tegelikult ka ju MM-sarjas, kui T-Maciga sõideti, siis nii Evans kui Ott, siis oli näiteks Walesi ralli oli, kus saadi ikka selge eelis, sest nende pehme segu oli oluliselt pehmem kui Pirelli pehme segu. Või oli Michelin siis, no vahet ei ole. Et ühesõnaga see mingitel rallidel tekkis ikkagi selline kontrast, kus T-Maciga nagu sõideti ralli võidu peale. Ma ei tea, kas see on hea või halb lahendus. Ma olen jälle seda meelt, et nagu uuenduste meelt, et alati tuleb asju katsetada. Et kui keegi arvab, et see võiks mõistlik mõtte olla, siis katsetada hooaeg on. Aga kas kõik meeskonnad, kes tahaks sõita see refi partnerina, suudavad vastavat refi tarnida, on küsimus. 2 sõna Robert Virveses ka, ega väga ei tea, mis mured või rõõmud on olnud. Näeme nüüd aegu ja esimesed 2 katset olid tal sellised, et esimesel katsel oli 5 ja kaotas 6,8, teisel oli 5 ja kaotas 27,7 ja kolmandal võitis jällegi ära 22,8 Kajetanovitši ees. Siis jälle oli 7, kaotust 15,7, siis 5 kaotust minut 47, no seal on ref selgelt, ja viimasel katsel 3 kaotust 4,7. Et nii ja naa. No täpselt nii ja naa, et nagu ühel katsel on ja teisel katsel ei ole. Et no selgelt näitab seda, et tegelikult nagu, et see ralli nagu tulemus läks käest ära ja edasi on sisuliselt päris hästi, ma arvan, et see tulemused näitavadki seda, et sõidatakse katse haavale. Sisuliselt, kui on hea katse, mis sobib, pannakse ja kui on selline katse, kus ikkagi nagu väga ei tule ja pole ka võib-olla see katse, kus riskida ja proovida, siis pigem on nagu safe. Et me nägime ikkagi katsevõitu Robertilt, mitu katsevõitu lausa ju, 2 katsevõitu on ta küll kätte saanud, 3 katsevõitu isegi, tänagi, SS11 katsevõit ja siis järsku SS12 on ju 6 aeg, järgmisele 4 aeg vahetas refi ja viimaselt jah, teine aeg WRC 2, 3 aeg RC 2. Et
ma isegi olen päris rahul. Sisuliselt ikkagi näitas kiirus ära, suudab katsevõitude peale sõita, aga kuna see ralli läks suht alguses ikkagi tulemuse mõttes tuksi, siis on nii. Miks ta läks tuksi? No ref läks. Ja nüüd on just 2 reffi läinud ja mõlemaid siis vahetas ka katsel, et selles suur kaotus ikkagi on kogunenud. Aga kui sa vaatad puhtalt WRC2 arvestust, siis midagi pole kadunud, ta on 4. kohal ja kaotab Kaetanovitšile 38. No homne päev on ees. WRC2 ju Oliver Solberg ei sõida. Vot üks asi tegelikult, mis võib-olla Virvese puhul veel natukene jääb närima. Üldiselt ülitubli, ma kiidan väga hästi tuldud ralli, olenemata probleemidest. Aga see, et Kaito on kuidagi nagu kiirem tast kuidagi kippunud olema, et ma seda ei osanud arvata ralli ausalt öeldes. Aga võib-olla ka Kaitole need rasked rallid, ta ongi see mees, kes ainult neid raskeid rallisi sõitmas käib, on ju. Ta siin Euroopas väga ei sõidagi, kõik, mis on kuskil kaugustes, kuhu keegi teine ei lähe, neid ta sõidab ja võib-olla ongi selline harjunud rohkem selliste oludega. Et jah, aga homme nagu sa ütlesid, WRC2 on ju selles mõttes kõik lahti veel, et poodium on reaalne ja 38 sekundit, see on Kaitole 1 ref ja Robert on seal. Et selles mõttes natuke kahju sellest teisest reffi vahetusest on ju, et olekski võinud juba olla. Ja tegelikult on meil ka Romet Jürgensen ju koha peal. Sõitis reket ja nagu me ühelt pildilt ka nägime, mille Dirtfish postitas, et keerab mutreid Robert Virvese autol. Ei, Martin Sessi. Ja, vabandust. Ja. Et see ka pull koosus ju. Ja ei, no ülitubli, mulle väga meeldib see lähenemine ikka, et no ta on ikkagi nagu 100% vaata rallimaailmas sees ja teeb täiesti õiget asja, mis tähendabki seda, et tuleb ka harida ennast ju, et saada ikkagi meistriks tuleb osata kõiki asju, on ju. Ja peabki olema mehaanik, hea mehaanik. Ja see, et M-Sport ikkagi nagu võimaldab rallidele kohale minna teha, no see on ainuõige otsus. Et mida ta ikka siin kodus istub ja vaatab seda all live, et mingu ikka koha peale, kui M-Sport pakub ja mis siis M-Sporti põhimehaanikuga juhtus? Ei, ma arvan, et jaotati lihtsalt mingid ülesanded kuidagi moodi ringi, et ega kui on sulle limiteeritud kuidagi mehaanikut arva? Jah, per auto ikkagi on limiteeritud, jah. Aga selles mõttes, et hetkel tundub ikkagi, et Romet on ju M-Spordil ikkagi selline pikaajalisem plaan. Õnneks küll, jah. Mis tähendab seda, et kui on ka seal mingi põhimehaanik tagumise parema nurgal, muidu siis tõstame ta kõrvale, et Romet saaks ka auto remontimiskogemust, et mine hullu tea, võib-olla on järgmine aasta vaja seda ralli ühte kuskil katseres remontida endal. Jah. Ei tea ju kunagi. Ei, me ootame väga huviga, mis M-Spordis saab. Ja. Selles mõttes, et ta võib-olla on ka F1-s on need testi või need varusõitjad vaata alati kaasas, et mine tea, vaata ühel hetkel võib-olla, kusjuures kui Elfin Evans võitis junior WRC või WRC Akadeemia või mis nimel ta kunagi oli 2000, ta võitis vist aasta pärast seda, kui Craig Breen võitis äkki oli 13, siis järgmine aasta ta nii-öelda auhinnana sõitis WRC2 on ju, R5-ga ja üks etapp siis juhtus olukord, kus üks WRC auto ei piloodita, ma ei mäleta tõesti, kes see sõitis seal. Mingil põhjusel siis too sõita ei saanud sõitma tulla ja pandi see värskelt junior WRC võitnud Elfin Evans pandi WRC auto rooli. Ja sõitis päris hea tulemuse. Aastad nii palju möödas, äkki võis olla seal 5-6 koht, et päris nagu ikka joppas ja nii-öelda jutumärkides selline reservsõitja sai nagu istudagi suurte autosse. Et küll WRC-s me näeme seda väga harva ja pigem võib-olla kord 10 aasta jooksul. Aga nüüd küsimuste voor. Mati Jaeski küsib, et võistluste ajaks on igal võistkonnal ette nähtud kindel arv rehve, aga kui testikatsel, mis tegelikult ei ole ju võistlus, rehv läheb, kas see arvestatakse ka limiidi alla? Ei arvestata. Oota, kuidas ma üritan praegu tuletada meelde, kas reeglid on muutunud vahepeal. Appi, piinlik lugu. Kas minu meelest ikkagi nüüd on reegel see, et shakedowni rehvid ei lähe ralli arvestusse? Jah, et vahepeal see küll oli, et tegelikult, mis tekitama hakkaski probleem, oli see, et shakedowni väga ei tahetud sõita. Ja no näiteks junior WRC-s meil oli ikkagi see, et meil oli see 20, tol hetkel meil oli 24 rehve vist per ralli ja koos shakedowniga, ehk siis tegidki oma ühe tiiru shakedowni, mis oli kohustuslik läbida. Ja rohkem ei teinudki lihtsalt, et rehvi hoida alles. Aga praegu küll tekkiski äkki võis olla mingi arutelu, et
et ei taheta shakedowniga sõita, et rehvi on, et siis sellest tulenevalt ikkagi, ma julgen praegu väita, ma loodan, et ma praegu puusse ei pane, et see reegel ikkagi on sama, et shakedowni rehvi ei lähe arvesse. Rehvidest rääkides siis, miks on üldsegi pehme rehv siin parem valik? Oleks ju loogiline, et kõva rehviga pead kauem vastu. Jah. Me nägime täna, kõik läksid pehmetega välja arvatud, siis teine läbimine, kus Ogier võttis ka ühe pehme kaasa. Jah. No pehme annab kõige lihtsam ja loogilisem lahendus või selgitus on see, et pehme rehv annab sulle pidamist rohkem. Ja kui me näeme kui seda... sa nüüd tagantjärgi hindad, ja kui me kas näeme... pidamine kaalus üles rehvi purunemise? Ma ei ole kindel, kui palju on see, kui palju tugev, ma ei tea nagu selle karkassi nagu, seal on ka ikkagi rehvi tootmisel nii-öelda, kui tugevaks on see karkass aetud võrreldes siis pehme ja nii-öelda softi ja hardi vahel on ju. Aga kui on näha seda, et soft ei kulu ära ikkagi sisuliselt, et seal katsed, no nüüd tummistamatel katsetel ta hakkas veidi kuluma, aga seal on ka neid nii-öelda liivase pinna katseid, kus tuldi katse lõppu ja see soft oli tegelikult nagu uus rehv all. Et siis ikkagi võtad selle pidamise vastu ja kui sa tead, et see rehv ka ei kulu ära, siis ongi ideaalne lahendus. Aga jah, et kas selle hardi, see karkass on nüüd, kui palju ta tugevam on, selle vastuse ma olen põlgu. Et ju siis ikkagi ta ei ole nii palju tugevam, et see tõttu oleks hakatud hardi nagu rohkem kasutama. Randar küsib, mis on M-spordi tulevik autovaliku suhtes? Kas on võimalik, et Ford vahetatakse mõne muu automargi vastu? Ma arvan, et ikkagi M-sport ja Ford on nagu laulatatud aegade lõpuni. Aga see peab olema Puma? See võib olla? Fiesta ju võeti tootmisest maha. Focus võeti tootmisest maha nüüd. Küll jah, selles mõttes, et nüüd ju uued reeglid ikkagi näevad seda ette, et tee või mingi oma bränd. Sisuliselt Fordi ei olegi vaja ju. Sa võid teha täiesti M-sport ongi, oma M-spordi kerega, ise disainid selle kere, millise tahad, et see ei pea olema mingi tootjaga seotud, et see tegelikult nagu, kui ma arvan, et see on võib-olla hea koht M-spordil ikkagi Fordile nagu ultimaatum esitada, kas tuleb raha või me liigume oma disainitud kere peale, ehk siis toruraamile paneme oma plastikut külge lihtsalt. Et selles osas tegelikult ma nüüd muudan oma vastust, et võib-olla ikkagi ei ole aegade lõpuni laulatatud just selle uute reeglite pärast. Aga nagu Puma, et samamoodi, mis siis võtta, mis kere, kui me mõtleme Fordi põhjal, siis jälle uued reeglid lubavad ju sisuliselt kõike kasutada, et võtta kas või Toyota, võtta Land Cruiser ja tooda mõõtudelt alla selliseks, et ta sobiks ralliautoks. Et aga ma arvan, et ikkagi M-sport, see Fordi tugi on nagu nii palju ikkagi olemas, et M-spordil ei ole nagu põhjust öelda, et kui nüüd ma ei tea, Ford ütleb, et ei, me ei too sulle raha juurde rohkem, et kas siis loobuda üldse sellest Fordi toest, mis kuigi palju olemas on ju. Et selles mõttes ma arvan, et see on nagu ideaalne lahendus neile. Võib-olla muidugi on alternatiiv see, et jah, kui tuleb keegi uus huviline tootja, kes ütleb, et M-sport pange edasi, aga pange minu kerega lihtsalt edasi. Ma ei tea, ma arvan, et M-spordi puhul on kõik võib-olla selles mõttes ikkagi ka laual, et oleneb, kes kui palju raha toob, et selles osas võib-olla küll jah, et muutsin oma vastust, esialgset vastust. Aga rääkides küsimusest veel, Heiki, ei saa öelda, et käesoleval rallil ei ole asju juhtunud, aga kui kerida ajaratast tagasi kolmapäeva lõunasse, siis kas on juhtunud rohkem kui vähem või vähem, kui te ootasite? Sina kolmapäeval tegid saadet? Kurat, see on väga hea küsimus. Rohkem on ikka juhtunud. Ikka rohkem on, jah. Ma just üritasin, näed, ma võtsin kohe ette, Neville siin suurelt teisiplaanil räägib, et tegelikult Hyundai alustab oma kohe seda saadet. Aga üks asi, millega me panime ikkagi nagu rajult puusse,
Eigo, me tegime sellist ennustusmängu siis mitte just nagu positsioonide mõttes, aga teistsugust ennustusmängu võib-olla üks küsimus oli see, et kas esimese ja kolmanda koha vahe võiks olla rohkem kui minut. Ja me olime nagu veendunud, et see on kindlasti rohkem kui minut. Ralli peale läbi veel. Jah, seda küll. Et selles osas me panime ikka nagu täiesti puusse, et mina arvasin, et me näeme midagi hoopis teistsugust siit. Aga nagu jälle saate alguses ka mainitud sai, siis nagu... No, sa võid uue ennustuse teha, kas see on rohkem või vähem kui 10 sekundit? No ikkagi vist võib ikkagi, seda võib ikkagi öelda, et rohkem äkki või? Esimese ja teise või? Esimese ja kolmanda. No praegult on 5,8. Jah. Ei, no see on nii müstika minu meelest, mis siin tegelikult, kuidas see kõik täna siin... Ei, no selle võimaldab ikka see, et meil on 12 WRC autot stardis, noh. Ja, igal juhul. Ja see, et meil on tagant keegi tulija, kes, Martinsi puhul, et kes suudab siis seda stardipositsiooni ka ära realiseerida. Et sisuliselt seda võiks ka teha Munster või McCurlan, on ju, et stardipositsioon on hea ja realiseeri seda, kasuta ära seda võimalust. Et see muidugi tähendab ka seda, et need, kes tulevad oma pooliku hooajaga ideaalse stardipositsiooniga, peavad ka sõitma. Et tuletaks meelde eelmise aasta Läti rallit, kui Ott ralli lõpus ütles, et Martinsil võis olla küll ideaalne stardipositsioon, aga kurat ikka sõitma peab ka, et sellist tulemust teha. Et see ei ole lihtsalt see, et sul on hea stardipositsioon ja nüüd lajatad, et seal peab ikka sõitma, Heiki teise küsimuse, sorry, jätan vahele aja kokkuhoiu huvides ja võtame siis Heiki kolmanda küsimuse ja siis võtame ka Ingmari küsimused, aga Heiki kolmas küsimus on see, et mis kuupäevadel on aasta esimene saade 2020? Ahaa, see oli nipiga küsimus praegu. Eile me natuke etsime siin kuulajatele sellist... Ma kuulsin. Kuulasid saadet, jah? Mõtlesime, et härra Pintsakus tuleb siia laua taha ja hakkab vastama. Aga härra Pintsakus ütleb 22. jaanuar. Sellega tundub, et... Monte Carlo ralli neljapäev. No nii, kõik fännid saavad nüüd rahus magama minna. Aga ma ei ütle veel, mis kuupäeval on teine saade. Ahaa, okei. Selle jätame õhku natukene. Vaata, mis sa ütlesid esimeseks saate? 22. jaanuar. Mis päev see on? Ma eeldan, et see on neljapäev. Aha, okei. Millal Monte hakkab ja neljapäeviti? Jah, ikka. Kõigile üleskutse, saatke raha. Meil on vaja Rolandile ka maksta. Kuulesin on ju need kõik need pettimisfirmad, vaata. Et üks pettimisfirma toetab Ott ja teine Martinit, aga kui nad praegu tõmbavad pistiku seinast välja, siis tulgu andku 6. käigule viivad pett. Ma tahaks öelda, et nagu Kreisi raadios, et kõik teie 20 kontot on täis, aga see ei ole nii. Ja. Et mul ei seisa siin rekkasid maja. Iseenesest nagu ruumi on parklas. Aga see on tasuline parkla. Ma unustasin parkima panna. Päris ka? Siis on pekkis. Praegu tuli meelde. Ei, no vaatame. Vahel jõpab. Okei, ja Ingmari küsimused ka. Kuna tegemist on viimase ralliga, kasutan võimalust ja kiidan 6. käiku ja saatejuhte hea töö ja hooaja eest. Kiidame ka Eigot. Suured tänud. Ja Heigot tervitades siis Eigo teab, et ta tuleb esmaspäeval koosolekule tordiga. Ahaa. Eile ütles ka põhjuse sulle saates. Ahaa. Unimüts natukene. Ja. Parim ralli podcast. Ja, kes see seda ütles? Ütles Ingmar. Oi. Loodan, et jätkate ka järgmisel hooajal. Jätkame. Esimene küsimus siis on, et sõitjatel on mitmeid taktikaid, kas refi rõhuga mängimine on ka üks osa taktikast või see on kõigil sarnane? On ikka, ja. Ja kusjuures see refi rõhuga mängimine päris tihtipeale isegi on see, kui refid võivad katki minema hakata ja ehk siis minnakse natuke liiga madala rõhuga peale. Ja asja point on see, et tuleb ju katse lõpuks saavutada ideaalne refi temperatuur ehk mitte minna lõhki sellest. Nii-öelda 2-1 on ju midagi sinna kanti. Et kui alustad liiga suure, kui sa alustadki 2-1 on ju, siis sa tead, et sul on seal katse lõpus ala, ma ei tea, 2,5-2,6, mis on selgelt liiga palju ja pidamine siis kaotad pidamist selle arvelt. Ehk siis tuleb leida loomulikult see ideaalne nii-öelda katse stardi refi rõhk. Jah, nii ta on. Ja teine küsimus on see, mis ma arvan, et jääb täna vastuseta. Oletades, et Ott ja Martin stardivad ka järgmisel aastal mõnel rallil, siis mis autoga nad starti tulevad? Kas nad jäävad Hyundai'le truuks või on valikus ka Toyota Ford rentida?
Võt ma arvan, et kui Ott tuleb, mida ma väga tahaks näha, et vähemalt Eestis tuleks, siis loomulikult on üks variant suure autoga sõita, aga politsei kuulutas Oliver Kruda tagaotsitavaks vahepeal. No võt siis. Oliver, kui sa kuuled meid? Kurat, Oliver. Tule välja. Et ühesaga, mis ma tahtsin oota, kus ma et garaažis ju Red Grail on ju Toyota Rally2-si. Miks mitte sõita Rally2-ga see mingid rallid, et ma arvan, et ükski rallifänn ei pane pahaks, sest Rally2 on ikkagi ka väga äge klass, kus sõita. Hyundai Rally2-st. Toyota, jah, just. Et ma arvan, et ega see ongi, meie võime siin arutada, aga ega Ott ise ka ei tea veel, mis või kuidas on ju. Tõenäoliselt mitte, jah. Jah, täpselt. Et võib-olla on seis, kus Hyundai on oma sõitjatega tästi tuksis järgmine aasta, on ju, see 3. sõitjaga ja öeldaksegi, et tule Eesti ja Soome appi, Pole ka varem välistatud. See on, ma arvan, täiesti lahtine, millele vastust anda ei oska. Aga võib-olla on isegi kohati huvitavam just see 27 aasta, kus tegelikult me saame aru, et Toyota tuleb oma nii-öelda WRC 27 autoga ja teised tulevad oma ümber ehitatud Rally2 autodega. Vähemalt hetkeseisuga on nii räägitud, on ju. Kui keeruline siis oleks ka Red Gray Toyotale see nii-öelda kit külge panna, et võiks siis sõita selle modifitseeritud Rally2 autoga. Tulemuse peale me teame, et Toyota Rally2 on väga hea auto. Et ma ei tea, võimalusi nii palju, aga ega ta ise ka ilmselt täna ei tea veel mitte miskit, et vaatab jooksvalt käigu pealt. Ja ma veel ütlen, et olge ettevaatlikud spämmikirjadega. Ma loen ette, ma sain huvitava spämmikirja just. Soovime teid kutsuda Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatavale üritusele spordiajakirjanduse arengusuunad 2030, mis toimub 15. jaanuar kell 10 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis ja registreerimise link ja vajuta siia. Ja link viib aadressile mileservice.ee. Eelmine kiri, mis ma sain, oli, et 21. keskkoolist kutsutakse õpilastele esinema, sest ma olen niimoodi silma jäänud, et ma võiksin esineda. Et vajuta siia ja vali endale aeg. No okei. Ja see siis kindlasti oli, et panes PIN 2 ka. Ja see link mind viis tegelikult sinna, et tule küberturvalisuse koolitusele. Okei. Seda saadavad meil välja meie enda IT-mehed. Okei. Vot siuke pull. Aga olge ettevaatlikud, kui saate 6kaik.gmail.ronaldpoom.comilt aadressi, siis see ei ole õige. 6kaik@delfi.ee on juba ainuõige, jah. Ja sinna ootame ka küsimusi meie viimasel päeval, sest katsetest meil ju palju rääkida ei ole, meil tuleb ainult 3 katset. Jah, just, täpselt. Ja ka peame kuidagi selle hooajaga viisakalt kokku võtma, nii et hakka meenutama, mis juhtus sel hooajal. Ma arvan, et ma peangi võtma täna õhtu ja hakkama siis märkmid tegema. Muud varianti ei ole. Siin tuleb hakata kuskilt otsast peale, sest hooaeg on olnud pikk ja ausalt öeldes ei mäleta isegi, mida ma eelmine nädal tegin. Sul midagi muud ei ole reedestul teha või? Ei ole. Ausalt ei ole. Panen last magama umbes kella 5 hommikul. Ja. Mina kavatsen minna koju sööma seapraadi praekapsega. Ja. Mingi tähtpäev või? Ei, abikaasa kirjutas, et ta tellis tänaseks seaprae. Ossa. Maksimast. Vägev. Maksimast. Kus sujuvalt tegin reklaam praegu. Davai nüüd. Maxima järgmiseks hooajaks. Tõstame turunduseelarvet. Ja ma leidsin uue sarja, mida mulle meeldib HBO-st vaadata ja see sari on Pittsburghi EMO haiglast. Väga äge. Väga vahva. Nii palju veel kindlasti kuulajatele, et kui küsimusi saadate, siis mõtisklege võib-olla äkki juba järgmise hooaja eel ka, et kui me homme hakkame asja kokku võtma, siis mingid kuulajate mõtteid järgmisest hooajast. Mida, kuidas, sest täiesti ju uus olukord on. Meil on 2 maailmameistrit läinud, et kui me oleme siiamaani ikkagi rääkinud sellisest esinelikust, kes iga ralli võtab võite, siis me oleme natuke omamoodi uues olukorras, kus kõik on lahtine ja võite siis teha oma ennustusi, kes kus sõidab, mis autodega, mis on M-spordi line-up ja mis on Hyundai line-up, et pange natuke oma ennustusi ja mõtteid, oleks huvitav neid ka kuulata. Ja saatke mõtteid, kes võiks istuda järgmine aasta ekspertitoolil. Absoluutselt. Ei, me ikkagi loodame, et me ikkagi suudame Rolandi kinni taguda. Siin võib olla ikkagi paremaid on ka kindlasti olemas. Vaata, et sa paremaid pakkumisi vastu ei võta.
nojah, vaatame. Me saime vahepealt Kasparilt sõnumi, et Tänaku video on teel ehk võib juhtuda, et selleks hetkeks, kui saade läheb üles, on ka Tänaku video üleval, mida tegelikult tahaksin saates kuulata. Väga tahaks kuulata. Tahaks küll, äkki me Rolandiga teeme 2 minutit pausi. Ma arvan, et me teeme kiire pausi ja tuleme tagasi 2 minuti pärast ja teie kuulete siis juba täiesti värsket asja. Ja teil on lihtsalt see paus sekund. 2 sekundit. Ja Oti video tuleb siit. Tänak, väga karm lõpp, väga lubavalt alanud päevale. Mis seal viimasel katsel juhtus? Kas seal läks 2 rehvi, 3 rehvi? Kuidas seal viimasel katsel asjad välja nägid? Viimasel, meil läks vasakesi rehv ja kuna meil selle eelmisel katsel oli tegelikult 2 rehvi puruks, siis meil ei olnud rohkem tagavaras. Ja siis me lihtsalt vahetasime eest taha ja et lihtsalt katse lõpuni sõita ja siis selle katse peal saime põhimõtteliselt 1 rehvi, saime veel ja siis meil oli lõpuks, ma ei tea, 4-5 rehvi puruks. Põhimõtteliselt siia jõudsid kokkuvõttes ainult 1 täiesti terve rehviga? Jah, 2 rehvi oli okei. No sinul 2 katset järjest rehviemad läbi päeva sõitjatel väga palju korduvaid rehviemasid on. Kui frustreeriv see sõitjatel on, kui rehvid nii palju asja otsustavad? Jah, eks see on kombinatsioon nendest oludest ja rehvidest. Eks rehvid on vähe nõrgad ja need olud muidugi ei ole ka väga autodele, et eks loterii. Ütleme, et kui kivid tulevad tee peale sellises kohtades, kus on ette näha, siis tihtipeale ikka kannab midagi teha, et eks on terve ralli nii olnud, aga põhimõtteliselt jah, see esimene siis oli sellise koha peal, kus ei olnud võimalik märgata, et nii piisavalt kiire koht ja täpselt mingi pöösa taga, et see sai täpselt servaga pihta, kuskile minna ei olnud ja eks ta nii oli, et jah, kahjuks on loterii ja igale sõitjale on see loterii erinev, et eks iga auto keerab need kibid oma pidi seal tee peal ja nii ta on. No praegu nüüd sellises seisust, mis siht nüüd homseks on? Siht on homme lennata koju tagasi. Ma siiski küsin ka homme katsete kohta. Kuidas sisees seda punktikatset iseloomustaksid? Jaa, ma arvan, et üks ägedamaid katseid siin rallil, et mitte liiga kiire, aga samas ka mitte väga aeglane ja oma jagu selliseid hüppeid ja pimedaid kurve ja vähemalt kirjutamise ajal tundus täitsa teemoodi, et see oli suht kõva põhjaga. Eks näis, kui hästi ta said, et täna see keskmine katse oli tegelikult ka, esimene ring oli väga sile, aga teine ring. Kuna seal hoog on nii suur ja katse on väga kiire, siis eks need löögid on suuremad ja siis on rehvidel keerulisem. No nii. Nagu kuulsime, siis mõtted on ikka ralli juures võimalikult kiired koju tagasi. ja, just. Ei, ma ei tea. Sikke hea matemaatika ülesanne oli, et kuula see esimesed minut aega ära ja siis ütle vastus, mitu terve treffi ja Jotil alles. 2 oli vastus, jah. 6-2 siis ju. Päris räme. Väga räme. Ei, võttis hästi kokku, et ega meil ju infot ei olnudki, mis täpselt ja kuidas täpselt, et selles mõttes väga asjakohane jutt ja intervjuu ja kiidame Kasparit ja kiidame Otti, et ilus selgitus päeva lõppu. No aga homme Otil viimane päev mõneks ajaks WRC sarjas, et näeme pisaraid ka või? Ma arvan, et see pisarate aeg on Otil läbi. Seda on viimasti vist pisaraid Otil nägime ilmselt äkki kui tiitel, vaid äkki tõmbas korraks natuke ja enne seda oli see üks Poolaralli pisaratega, mäletame, aga emotsionaalne kindlasti. Ma arvan, et võib-olla kui viimase katse finišis Service Parki poole sõidab, et siis ikkagi meele võtab härdaks äkki ikka. Ja ma arvan, kõikidel fännidel igal juhul väga emotsionaalne saab see Power Stage olema ja võib-olla siit rallit ei olegi nagu rohkem midagi eestlaste mõttes nii-öelda vaadata ja loota kui seda, et äkki prooviks siis, eriti kui ta Otile nagu tundub, et sobib ka Power Stage, siis lõpetaks pauguga äkki, et katse võiduga, miks mitte, no. Ja siis võtab Ott hoopis Ožee kukile. Näiteks, miks mitte. Et ja, igal juhul ma arvan, see homne päev saab olema olenemata tulemusest ilus päev. Mis kell äratuskellad tuleb panna, ütleme selle ka ära. Äratuskellad, ajatabel, muuseas EVRC uudkujundust oled näinud? Nägin ja alguses telefoni oma ei meeldinud, aga mingil põhjusel seal oli kuidagi pahasti asjad, aga nii iPadis kui arvutis täitsa hea. Ja mis on äge, see uuendab automaatselt, see ei pea refresh. Just. Ja homme ärkame kell 8,
jõuabki täpselt kohvi panna käima ja 8.05 hakkavad autod tulema. Vägev. Selle loo oli siis viimane rallipäev. Jah, ja küsimused pange teele siis enne kella 2, kui me Rolandiga teeme väikse videokõne. Jah. Ja vaatame, kas samas kõnes saab ka Kaspar olla. Just. Oli vahva sinuga? Oli vahva, jah. Ja. Näeme uuel aastal, kui mitte varem. Täpselt. Et jah, korra põrgatasime siin pausil mõtted Gunnariga, et kui tuleb midagi huvitavat, teeme siis võib-olla erisaate ka, jah, et nagu eile sai korra ka mainitud, siis äkki võis see kuupäev olla 20. detsember, kui peavad olema Monte nimekirjad lukus ja meil on kindlasti vähemalt 2 sõitjat, mis saavad olema väga põnevad ja me ei tea, kes seal olema saab. Mõtlen siis ühte M-spordi sõitjat ja ühte Hyundai sõitjat. Nii et igal juhul ju millest rääkida on. Oliver saab sõita Montele alla mingi asja. Võistlik. Täpselt sama tegi vaata Formose aasta ja toimis väga hästi. Võttis poodiumi Montest. Aga selge, mis siin ikka juttu veeretada, kena õhtut ja homseni. Just, homseni. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.